mida sa mulle lubad, mis sa teha tahad, mis sul viga on? Marta, vaata, kui ilusa reklaami ma tegin. Tšeki, see käib ringi. I am sold. Valimisteni on jäänud 2 nädalat ja see kõik on päris selgelt näha teie telefonis. Iga poliitik püüab sotsiaalmeedia platvormidelt tähelepanu võita. Kuidas see neil noore publiku puhul õnnestub, seda kutsusime hindama poliitikahuvilise koomiku Märt Koigi. Meil on siin punktid 1-10. Kõik näevad väga palju vaeva, et noorte hääli saada näiteks TikTokis ja Facebookis. Ja täna me vaatame neid üritamas. Kuidas sinu arvates siis peaks olema? Mismoodi poliitik saab noore inimese hääle püüda? Sina oled noor inimene, mina enam ei ole. Ma olen juba 35 saanud varsti, et selles mõttes. Kuidas minu häält saada või? Ma ei teagi. No vot, näete. Alustuseks võiks nagu normaalne inimene olla. No, seda on raske leida. No siis on pooled maas. Äkki me leiame siit täna? No, kellegi. Proovime. Okay. Sa arvad, et seal on ka nagu noortele suunatud sisu või? No seda nad proovivad, aga TikTokis nagu ei ole ju tegelikult väga palju nii-öelda, või loomulikult on vanemad inimesed, aga nagu... Näiteks poliitikud, eks? Jah, aga nad ju ikka püüavad TikTokiga saada neid noori, nii et... Tere TikToki sõbrad, Urmas Sõõrumaa räägib teiega. Mul on väga palju teiega jagada, kui teil on mulle küsimusi huvitavaid. Kirjutage kommentaariumisse ja ma suhtlen ja räägin teiega. Aitäh ja kohtumiseni. See on nagu veits nunnu. See on armas, aga see on see, et ma ei paku lahendusi, ma ei paku programmi. Pakuge mulle. Yeah. See on vastupidi, ta on ärimees. Tulge ideega minu juurde ja siis teeme ära. Ja teine asi, mulle täiega meeldib see, et Urmas Sõõrumaa räägib kogu aeg, nagu tal oleks üks õlu ära jõudnud juba. Tere, saage mulle ideid ja... Ma ei tea, nagu, vaata ühes küljest on see, sa ütled, et proovivad noori nagu püüda, aga sa ei püüa sellega noort sellepärast, et see on lihtsalt vanem inimene taastusravis. Või nagu, keda ta peaks kõnetama? Kas ta peaks kõnetama inimesi, kes käivad ka jõusaalis ja venitavad jalgu või mis asi see on? Kuuled ja vaatad ära ja tegelikult mõtled. Kartuli korjamine on üks äge asi, tuletab lapsepõlve. Saagil pole see aasta väga vigane. Aitab talve üle elama. Soovitan kõigile. Kui kellelgi on abi vaja, minge maale ja nautida. Mind kelle põld see oli, sest no way in hell see mees. Kas tal on kartulipõld või? Sandra Laur tegi möödunud kuul video, kus väitis sisuliselt, et Eestit juhivad ebakompetentsed inimesed. Sinna juurde tõi ta näite 3 ministrist, kellel puudub vastav haridus või varasem kokkupuude oma tööalaga. Mida Sandra teile aga ei rääkinud, on see, et Eestil on näiteks sotsiaalminister, kes on 20 aastat töötanud perearstina. Justiitsministril on magistrikraad õigusteadustes, rahandusministril on haridus välismajanduses, haridusminister on üldse paberitega ajaloolane ja taristuminister on töötanud aastaid teede ehituses. Mulle meeldib see, sest et ta julges nagu vastu hakata, I guess. Mina ütlen, et see on nagu sisuna hea, sellepärast, et see on selline asi, mis mulle meeldib, on see, et sa võtad oponendi väite ja siis näitad seda teist poolt ka seal. Mulle meeldiks näha nagu rohkem seda, et me lükkame ümber ka mingisugused väited. Nii, nüüd meil on vaja panna Reformierakonnale nagu pundina hinne. Ehk siis kartulipõllust siia. Ma panen 5. Ja see 5 on lihtsalt sellele viimasele kutile. Et ülejäänud 5 läheks lihtsalt tuulde kaduma. Sest see, mis Sõõrumaa tegi, oli lihtsalt piinlik. 4. Kipun nõustuma isegi. Aga ma jään 5 peale. Keskerakond. Cringe. Mu lemmik. Seal ei ole mitte midagi rohkem, see on lihtsalt see. Aga see on väga tugev faktiväide, tõenäoliselt ongi. Jaa, aga sa oled TikTokis, sa ei tee TikTokis sellist asja nagu. See üks asja sa paned Face'e. Jah. Tere tulemast minu TikTok kontole. Ja selleks, et tõestada, et see on päriselt minu konto. Hell yeah! Mulle eriti meeldib selle video ees on see, kus ta ei ole kindel, kas ta võib alustada. Millennial pose. Siin on väga palju millennial pose. See laul siin
siin, ei rikku seadust, on puhas piil. See on kõige lahedam asi, mida ma olen siin maailmas kunagi näinud. Siis sa ei ole näinud paljusid asju, ma arvan. Kas ma tohin juhtida tähelepanu, et siin on hashtag Aurava farmerid? Hell jah. Ta ikka venib, jah? Ta ikka venib. Oh, it's still going. Ja me ikka veel teeme kukerpalle millegipärast. Ja... It's still going. Päris... Lõpetage pikkade videote postitamine. Mitte keegi ei vaata neid. Teeme ürituse, pakume süüa, eks ole, mängime pilli ja kõike seda, aga kus on sellised üritused siis, kui valimisi ei ole? Me armastame oma valijat ja super ja tulge siis, kui teid vaja on. Osale loosimismängus ja võid võita pääsme escape room'i. Usun, et sa oled juba linnas näinud minu ägedat kampaania bussi. Kui sa seda näed uuesti, tee pilt või video ja postita oma TikTok lehele. Märgi mind ja oma sõpra ja lisa 2 hashtagi. Hashtag ummikust välja ja hashtag Anastasia 506. Kas see on legal või? Vaata, kui see oleks see, et ta... No see ei lähe häälte ostmisele, jah, selles mõttes. Ei lähe või? Ei lähe. Ma ütleks, et väga kuradi piiri peal. No ei piiri pealt muidugi, selles mõttes jaa, aga minu arust hästi irooniline see, et see on escape room, et jah, et Keskerakond tuleb uuesti Tallinnas võimule, siis ega siin ongi kõik tallinlased on oma escape roomis uuesti. Nagu I love her, aga see video on natuke bad. It's a bad look. Meil on vaja sellele pundile anda hinne. Ma paneks nüüd ise 4. Sest et ta on ikkagi kas liiga vana kool, Jesus. 10 punkti sai see Young Black and Rich video ja siis kõik ülejäänud võtsid 1 punkti maha sellest. Okay. Yeah. Mina hindan tõsiselt. Sotsid. Jah, see oli kõik. Noh, meem. Jaa, aga 2016 meem. Jah. Tallinna linnavalitsus kavandab siia Puhangu tänavale trammiteed. Nii kitsale tänavale trammitee rajamine häirib elanike rahu ning takistab autode läbipääsu. Otsus Pelguranna trammi panna käima just mööda Puhangu tänavat tuli tegelikult eelmise linnavalitsuse ajal Kõlvarti otsusega. Olles ise elanud trammitee ääres Kopli tänaval. Aga iseenesest nagu tore vastulausena toimib. Videomontaaž, ma ei tea, kus aeg võetakse, aga ei, tublid, ma ei tea. Noored ei saa soetada oma kodu. Emigrantide juurde pool tekitab kinnisvara nõudlust ja kruvib hinnad üles. Jättes Eesti noored oma koduta. Aga selles ei ole süüdi immigrantid. Vaja on hakata maksustama kinnisvara alates teisest pinnast, kohustada arendajaid eraldama vähemalt 25% taskukohasteks kodudeks. See editing on nagu perfektne minu jaoks, minu nagu brain rottetaju jaoks juba ma nii palju muutub nii lahe. Minu arust on Tallinnas vaja rohkem ossi mentaliteeti. No mina saan sellega ainult nõustuda. Mulle meeldivad kalambuurid niikuinii, ma olen 2 lapse isa, that jokes are the thing. Palju see hääli toob, ei tea, aga vähemalt ollakse pildis. Nii, mina mõtlesin välja, mind süüdistatakse poliitilises kallutatuses niikuinii, nii et ma olen 7. Et minu arvates oli nagu okei. Siin oli nagu informatsiooni, mitte ei olnud kartulipõll oli üle vägev olla, minge soovitan ka, et see ei ole. Ma arvan, 7 on solid. No näed. EKRE! Siin ei ole soundi, siin ei ole mitte midagi. Siin ei ole isegi soundi või? Okay. No okei. Ei, see ei ole okei. Mida sa mulle lubad, mis sa teha tahad, mis sul viga on? See on lihtsalt nagu vali mind. Vaadake nüüd seda ilma. Nõmerihi. Tee sellega tänavakampaania. Muidugi, kui EKRE võimule tuleb päike välja. Ta lubab meile päikest. Kui EKRE võimule tuleb päike välja. I am sold. I am sold. Ei, aga see on nagu selles mõttes, see on nagu tore nali, aga see on nagu ka väga tugev kommentaar minu arust EKRE pihta üldse, mis on nagu see, et
lubame asju, mida ei ole võimalik nagu, aga selles mõttes nagu naljana täitsa toimib. Minu arust see video oli väga armas. Miks Martinist nunnu on? Ma ei tea, siin vist lihtsalt näitame Martinit oma loomulikus keskkonnas. Nunnu ju. Küll oli meelde kassi videod. See kass on tore, jah. Monikal on vähemalt must, aga ei, see ei tööta. Ta on ka nagu reklaami, ta on liiga reklaam, eks ole. Et kui sa lihtsalt paned oma valimisplakati sinna pöörlema, siis jälle, ma ei tea, mis sa tahad. Mart, vaata, kui ilusa reklaami ma tegin. Tšeki, see käib ringi. Et see on igav. Tegelikult see on igav, see ei toimi. Ei, kas on nii õigus, ta prollis oli üliuhke selle üle. Jaa, aga vaat see on nagu, mul hakkab nagu kahju, et vaata kui äge, ma ei tea, et seda saab panna ringi käima. Et tegelikult ta ise võib-olla oli hullud rahul. Vaata, see on nagu see individuaalne lähenemine, et väga tubli, tee veel. See on nagu täpselt see. Kus on Tallinnas kõige parem elada? Muidugi Haaberstis. Ja kes juhiks Haaberstit kõige paremini? Muidugi EKRE. Mul on nagu raske seda videot vaadata, sellepärast, et lambad on nii valged, et pimestavad. Oh my god, sul on nii õigus. Kõige parem on elada Haaberstis. Sorry, kõik teised EKRE valijad mujalt. Nii, ja punni peale hinne. Tead, EKRE-le isegi paneks 6. Ma panen 5. Ma panen 6. Täitsa nagu siin nagu on. Teil on lootust oma sotsiaalmeediakarjääriga kuhugi jõuda. Lihtsalt palun haierige üks Gen Z editor. Jah, keegi, kes oskaks seda asja põnevamaks montida. Ei. Sellest vist oli juttu ka, et seal nüüd vist tegelikult rikuti isegi mingisugust hea tava, mis on see, et me ei kasuta ühistranspordi sellisteks asjadeks. Puht nagu ideeliselt on see kontseptsioon täiesti debiilne, sellepärast, et sul on lihtsalt, me filmime sisuliselt erapidu, mida me peame mingis trammis, kus on ainult meie oma inimesed ja siis nagu, Jaa. Kõik teate, kes on Sandra Laur. Ka mina tean. Ta just filmib seal uut videot sellest, kuidas kõike tuleks teha teisiti ja teistmoodi. Ma helistasin talle mõni päev tagasi ja pakkusin. Teeme debatti siin samas avalikult, et kõik saaksid teada, mis on tema seisukohad, minu seisukohad. Ja Sandra oli sellega esialgu väga nõus. Aga kahjuks helistas talle Isamaa kontori keelas selle ära. Järgmine reede 12. septembril kell 3 ootame sind siin samas Raekoja platsil, et arutada läbi Tartu linna peamised KOV-valimiste teemad. Ole siin, sest mina olen. Heavy. See on siuke noorte, vaata jällegi see on see, mis nagu noortele vist meeldib. See on beef. Ja tal on põhjust endaga rahul olla, sest et ega Sandra Laul ei läinud temaga debatti tegema. Asume Haaberstis, Pikaliiva asumis. Kujutage ette, et sealt Ühermaal on 5 aasta pärast kool, lasteaed ja staadion, mida iga linnaosa elanik saab kasutada liikumiseks. Siinpool Haaberstil polegi mitte ühtki Tallinna kooli ja ainult üks väike lasteaed, kuhu kõik lapsed ilmselgelt ei mahu. Eesti 200. Uue põlvkonna Tallinn. Vihkan seda, et ta sosistab. Väike ASMR lõppu, siukene hästi lööme kõrvakirjad puruks. Ma ei ole vist... See vend räägib nagu nii ilmekalt. Jaa, ma just tahtsin öelda, et ta on nagu siuke esmakursuse näitleja tudeng, vaata, kellel on see šampuse kork on omastava ja siis ta harjutab diktsiooni, võtab korgi ära, aga lõug on krampi ja siis ta räägib päriselt ka, diktsioneerib hästi üle, mida ei ole tegelikult vaja teha, sest et see mõjub võõristavalt. Aga see-eest, mis on seal olemas, on üks väga selge lubadus. Jaa, see video meeldib mulle. Lihtsalt sosistamine, hate it. Editing oli hea, kaadrid liikusid, mingi asi, mis te tahate teha. Eesti 200. Uue põlvkonna Eesti. Eesti 200. Uue põlvkonna Eest. Täna Ülemistes City's siin Rakett 69 teadusstuudios kogunesime Eesti 200 sõpradega selleks, et käia välja meie esinumbrid ja nimekirjad. Lähme teeme need kohalikud valimised ära. Oh, this is so emotional. Mul tuleb pisar sinna. Neil on põhjust olla emotsionaalne, sellepärast, et erakonna reiting on nii põhjas, kui äkki saab. On just need inimesed, kes tahavad kodukohast teha asjad paremaks.
Crazy. Nii hea. Tänane valimiskongress näitas, et Eesti 200 on tugev ja Eesti 200 on elus. Praegu veel on elus. Oota, see oli hea lause, aga see on pannud pärast 1 minut. Ja valim Eesti 200. Stop it! See oli pandud sinna, kus oli selle 1 minuti mark. Keegi ei jõua sinna nii. Daniel oli hea ja siis Haaberstis ei ole lasteaeda ja kooli. See oli mõnus, aga need ülejäänud olid nii halvad. Jah, ma tahaks nagu 7 panna, ma siin ühtedele ma panin 7. Ma panin sotsidele 7, aga paneks 6. Jah. Nii, kes see on? Oh, yes! Tervitused sürgaverelastele. Valimiskampaania on täies hoos ja ma jätan siia endast ja oma kallitest kolleegidest valimisliidust meie Põhja-Sakala mõned pildid maha. No aitäh. Low budget, selles mõttes. No mis on nagu pole midagi imestada, ta on valimisliidus, eks ole, ongi. Aga jah, seal on nagu mingisugune enesekontroll võiks olla, et filmi mind ja siis bänni nagu plakatite peale, et see siis samal ajal ei... Ja ära pane kilejopet selga ja mingid siuksed asjad, et iseenesest jällegi, tead, mis asja valimis? Okei. Oota, kontekst. Ta iga video all on kommentaar, et noh, viid sauna ka mu või? Okei. Ja see on siis ta respons. No tervitus. Panen tähele, et aeg-ajalt ilmub siin minu videote alla mõningaid saunas käimise ja sauna kutsumise nalju. Ausalt öeldes ei vihasta need mind, aga ega nad mind väga ülearu palju naerma ka ei aja. Olge oma kommentaaridega ettevaatlikud, te lihtsalt reedate ja räägite endast võib-olla rohkem, kui te tegelikult plaanisite. Hüva leili! Mind kutsud sinna sauna, mul parem maitse. Miks? Ma 16! Täiesti pekkis. Täiesti ja ta vastab igale kommentaarile, sorry, mul parem maitse. Sa ei saa teha siukseid nagu enda arust edgy nalja, kui sul on siuksed teod kaelas. Oh no. It's bad. See on ikka... Huvitav, millegi pärast tahaks neid saunanalju ainult... Millegi pärast tehakse ainult teile, kas sellel on mingi põhjendus? Juuma nii hot. Teab, mis asja, esimesega väga hea, aga see teine asi ja see on nagu läheb ikka alla igasugust arvestust. Ütleme niimoodi, et if you can't handle the heat, stay out of the sauna. Oo. See on natukene naljakas, aga see on natuke halvasti tehtud. Jaa, see on naljakas. Ta on nagu cringe täpselt kuni selle hetkeni, kus kaader vahetab. Tore. Aga see on nunno. Ma ütlen, et see on nunno. Jällegi, mina imestan. Uskumatu, et parempoolsed suudavad välja tulla ideega, mis on nagu söödav. See oli trend. See on hea. See on hea. Mul kindlasti ei ole mu mingisugune erakondlik nagu eelistus, kindlasti mitte, aga nagu mulle väga meeldib, see on väga naljakas. Parempoolsed. Kommi saame süüa enne, kui töö on tehtud. Täna esitame me ära digitaalselt Rae valla kandidaatide nimekirja. Rae vald vajab muutusi, me muudame selle kindlalt paremaks. Vali mind Andrus Karelsoni Rae vallavanemaks. Ja nüüd tuleb töö ära teha ja esitada Rae nimekiri. Kas ta saab nüüd kommi? Te peaks kommi ka saama, jah? Ja ongi tehtud. Nüüd võib kommi süüa. Oh my god! Andke hääl parempoolsitele. Kurat, tervikuna ma kipun minema isegi 7 peale vist. Ma panen natuke rohkem. Pane rohkem. Ma panen 8. Ma panen 7. Mul on kahju, et need nii vähe vaatamisi said. Need olid armsad, okei. Liigirikkus, kunst või on see lihtsalt hoolimatus meie pärandist. Me peame ühest asjast aru saama, et me peame mälestama enda Eesti rahvaga seotud kurbi daatumeid, aga ka pidupäevi. Ja see jääobelisk, mis on seal Maarjamäel,
selle võtame lihtsalt maha, sest sellel ei ole iseseisva Eesti Vabariigiga mitte mingisugust pistmist. Selle võtame lihtsalt. Viskame akna sisse. Oleks oodanud Tarmo Kruusimäelt küll nagu mingisugust veipimise nalja, et ta selle ise ära teeks nagu. Mõnes mõttes natuke naljakas koht, kuhu nagu energia suunata. Aga teisalt, hea küll. Niidame siis muruna, I guess. Isamaa. Minult on küsitud, mis on need 5 asja, mida sa volikokku saades esimesena Tartus muudaksid? Esiteks, rohkem otsedemokraatiat. Täna kohtab riigi ja linnajuhtide seas suhtumist, et küll oleks hea valitseda, kui seda rahvast ees ei oleks. Mina seisan aga selle eest, et linnarahvas saaks olulistes küsimustes kaasa rääkida. Teiseks, ei mingeid moslemitest kõrilõikajaid Tartusse. Valitsus mõõdab neil omaselt kõik ainult rahas, aga eksperdid juhivad tähelepanu, et vangide sisseveoga kaasneb hulk sotsiaalseid probleeme. Ühes videos ta ütles seda, et on asi otsustatud, et 600 retsi tuleb Tartusse, aga see on konkreetne vale. 600 oli piirarv, mis üldse ei tähenda, et neid tuleb 600 ja teiseks ta ütles 600 retsi, siin ta räägib ka, et moslemi kõrilõikajad, et nende vangide hulgas, kes Eestisse tahetakse saata, on ka lihtsalt majanduskõrjategijad, see ei ole kõrilõikaja. Xenofoobia, millegi pärast on see, et moslem. Vahe seal on, kas ta on moslem või ta ei ole moslem või on rootslane. Kui tegu on inimese, kes on trellide taga, ta sealt välja ei saa, siis millest me räägime? Ja teine asi, ülikoolides ongi inglise keel, ongi see on, kui sa oled, ma ei tea, doktorantuuris inglise keel ongi see oluline keel. Sa ei tee teadust eesti keeles. Sorry, see on absurdne. Vaata, kui äksi täis sa läksid. Kas ta on ragebait või ta on lihtsalt see, et ta püüab lolli valija. Selles mõttes ta oskab väga hästi teksti edasi anda ja selles mõttes, et tal on see oskus on tal väga-väga hea. No mina arvan, et me võiks ikkagi selle Elo Kiiveti kotti ära pakkida. On minu isiklik arvamus. Ma arvan, et nagu... No tähendab, see ei olnud valimisreklaam, see oli lihtsalt klipp on ju, mis oli... Tal ei olegi väga... Riigikogu case opening või? Esimese Riigikogu palga ma panen Counter-Strike'i kastide alla. Ma vaataks seda striimi. Ma vaataks ka seda striimi. Sest et ma tahaks lihtsalt näha see, kuidas ta paneb 8 tonni sinna alla. Tegelikult ma tahaks seda näha. Et selles mõttes nagu, see on hea valimislubadus, mulle meeldib. Mulle meeldib ka. Peale ühtegi 3 pand, ma panen ühe 3. Siuke. Mina panen Istole 9 ja ülejäänud 5. Mulle meeldis lihtsalt härra Kärneri... Valimislubadus oli hea. See oli see valimislubadus, mis tal okei oli. See oli see, mis tal okei oli. Kuna Euroopa Liit tegi uue reegli, et valimisreklaamile peab selgelt olema juurde märgitud, kes kampaaniat rahastas, teatasid Meta, TikTok ja Google, et see neile ei sobi ja nad lõpetavad üleüldse poliitreklaami näitamise. Nii et edaspidi järgnevate päevade jooksul näeme ilmselgelt rohkem ületooli hüppeid ja kiireid jalalööke. Ma lähen nüüd voksi tegema kohe, on ju. Saame teada, keda need noored siis lähevad valima, need, kes on just 16 saanud, keda nad siin TikTokis näinud on. No loodame, et neil on algoritm söötnud ette neid toimivaid asju või? See on põhimõtteliselt lihtsalt ju nagu äraostmine. Ei. Ma ei saa mitte midagi aru, mida teeb.